Jürgen, raske teise ringi kohtumine selja taga. Ütlesid eelmises intervjuus, et tuleb kindlasti erinev mäng kui esimene oli. Ja seda ta oli nii mõneski mõttes, nii ilma vihma tibutas, vihmapausid, temperatuur langes 44 pealt alla 20. Võta mõne sõnaga kokku, eilne mäng. Lühidalt on seda mängu väga raske kokku võtta, et ma arvan, sellest võiks isegi väikse raamatu kirjutada. Tingimuste mõttes oli muidugi erinev, et võib-olla mis asi oli ühine, ilm oli väga tuuline, aga see ei ole nii oluline asi. Ja loomulikult temperatuur kukkus pea 30 kraadi aga võib-olla see isegi mõnes mõttes soosis mind, kuna vastane on hea serviga ja kuuma ilmaga pall lendab kiiremini ja kui oli eile külm ilm, siis oli võib-olla vähe lihtsam tõrjuda, et võib-olla see jahe ilm isegi natuke aitas mind, aga algus oli siuke punkt-punkti mäng. Kehv oma servigeim esimese seti lõpus. See esimene seti maksiski ja teises alustasin kohe hästi, aga murdsin vastast, aga siis andsin tagasi. Ja siis seti lõppu jälle mängisin mina hästi, olin natuke aktiivsem kui tema ja tegin õigeid otsuseid. Siis kolmanda seti algus oli, selle mängu, ma arvan, kõige nõrgem osa, kui ma jäin 4-0 taha niimoodi, et vastane tegelikult ei pidanud üldse, ma arvan, pingutamegi väga palju, kuna ma ise andsin talle põhimõtteliselt kõik punktid ära lihtvigade näol, et see on täiesti lubamatu ja võib-olla sellepärast karistuseks ma saingi selle mängu peksa võib-olla selle 4 game'i pärast lõpuks, et siis ma jälle mängisin 4 game'i hästi ja siis oli suht punkti mäng kuni lõpuni, et oli temal seal matšpallid vahepeal kasutada, oli minul üks murdepall ja lõpu kaalukaus lihtsalt kaldus tema poole, et need kukkumised on need, mis mulle muret teevad ja nendest tuleb lahti saada, et ma olekski võinud selle mängu eile võita, aga probleem on ikkagi see, et ma ei ole millegipärast võimeline mängima stabiilselt ühel tasemel pikka mängu otsast lõpuni, et võita esi 50 mängijaid või 100 mängijaid on vaja seda teha, et ei saa lubada endale mingisuguseid 4-5 game'iseid auke. Et loomulikult vastik kaotus, et eelmine aasta kaotasin siin 9-7, kolmandas nüüd kaotasin 12-10, et ma natuke kardan siia järgmine aasta reisida, aga midagi ei ole teha, tuleb hoida pea maas ja teha tööd edasi, et ega siin muud rohtu ei ole. Ma arvan, et hoia ikka pea püsti, tegelikult see mängu lõpp näitas, et sa mängid väga head tennist. Et nagu sa ütled, see 4 game'i või mis oli eilses mängus, andis võib-olla vastasele suure eelise ja võttis sinult väga palju energiat. Millised on sinu järgmised plaanid? Homme ma sõidan koju mõneks päevaks, siis lähen tagasi Barcelonasse trenni tegema ja juba selle kuu lõpus mängin Montpellieri ATP turniiri kvalifikatsiooni ja seejärel on plaanis challengerid Bergamos, Wroclawis ja Prantsusmaal, Cherbourgis. Ja siis mängin kodus Davis Cupi. Et selline on järgmise 2 kuu plaan, et loodame parimat. Aitäh, Jürgen, edu! Aitäh!